Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ja suur rõõm on öelda taas teile tere, armsad kuulajad ja vaatajad. Anu. Tere! Mis sa teed? Sa oled saate ajal telefonis, kas ma pean tegema nagu koolis, et peab korjama ekraanid ära või? Ma panen vaikse peale, surina peale. Kuule, ma olen täiesti erutatud, mis toimub nagu. Mis mõttes? Sa oled mingi Tinderisse konto teinud või? Ei, Tinderis ma ei ole käinud, aga kas sa kujutaksid, Piret, mind ette Tinderis? Ma paneks enda nime alt ennast sinna üles. Ei, no aga mõtle, selle üks Tinderi lõhkima arv. Ei, me ei usu isegi seda, sellepärast, et mehed on arad, jänkukesed, nagu me eelmises podcastis rääkisime, aga mind huvitab pigem selline asi, et mulle on hakanud otrad kirjutama Soome meesterahvad. No sulle varem ükski Soome mees ei kirjutanud. Aga ma mõtlen, et nad ei saa ju aru, et kas siis ma proovin nüüd hästi aeglaselt ja selge häälega rääkida. Järsku nad saavad aru. Ja ka Elmari kuulajad kuulavad. Just. Et no ja mis on fenomenaalne on see, et noored mehed kirjutavad. No palun väga, viimane on selline 30-aastane, tšau muidugi sulle, ma ei hakka nime ütlema. Jukka, Pekka, Mikka. Ei ole koeramohti nimi on. Pauka. Et ühesõnaga, no läheksid sa, ma tõlgin kohe otse eesti keelde siis, et 30-aastasega, no mul oli väike joviaalne meeleolu, ma just olin lonksu šampanjat enne võtnud ja panin suurelt ja rasvaselt. Mis ta siis kirjutab sulle? Ma olen praegu uudishimust suremas, ma ei saa üldse aru, mis toimub. Ja ta kirjutab edasi, et no aga miks, et põhjenda umbes, et... Oota, ta tahab välja minna sinuga? Ja teitima ja kokteilile ja igale poole. Jumala kobe kutt. Aga kas sa võiks küsida tema käest nagu pangas laenu sõlmimisel, et ta peaks esitama nagu ülevaate oma aasta tuludest ennem, kui ta üldse nagu hakkab turule tulema? Ma ei saa nagu mitte midagi ära, mis sa ütlesid praegu. Ei, no selles mõttes, et no, kas on ikka nagu väärikas ja rikas mees, et sa ei hakka mingi vaesega välja minema. Mis mõttes? Kuidas praegu sa solvasid mind? Kas ma olen ainult nagu mingite... Kas ma olen kullakaevur või? Ei, no aga äkki nemad on... et tema mõtleb, et mina olen kullakaevur. Ei, no selles mõttes, et ta mõtleb, et sa oled mingi nagu madam, kes hakkab talle välja tegema. Just. Ja. Ma ei tea, kas ta... Arvad sa nii? Ei ole, ma arvan, et tänapäeva sellised noored edukad on, neid on päris palju. Ma nüüd ei googeldanud teda loomulikult, ei hakanud tausta uurima, et aga see ei ole üldse point, sest ma isegi ei mõtle nii nagu sina. Pärast sellest ma jahmusin. Ei, ma mõtlesin, et ma tahan sind kaitsta selle maailma kurjade ohtudest. Sa mõtled, et ma lähen mingi mehega välja ja siis et see mees suudab mu paljaks teha või? Ma mõtlen mitte füüsiliselt või rahaliselt. Sa pead mind täielikuks idiootiks. Nii et mehed, teile sõnum, et kui te mõtlete minu raha peale, siis unustage ära, et see ei juhtu, et nii lolliks ma ei lähe peale. Aga ma mõtlen, et ma olen küsinud noorte meeste käest, et kui me oleme neid vestlusõhtuid käinud ka tegemas, head tüdrukud, pahad tüdrukud, toredad tüdrukud, head tüdrukud nii ei tee ja nii edasi, siis
ühe noormehega ma sattusin küll vestlusesse ja ta ütles, et praegu on trendikas see, et noored mehed niidavad vanemaid naisterahvaid. See ei ole isegi trendikas, see ei ole trendi küsimus, see neile meeldivad. Et see on nagu mingi uus laine või ma ei tea, mis asi see on juhtunud. Et ma arvan, et vanemad naised näevad täna paremad välja kui eales varem. Et varem oli ju niipidi, et mees ei vanane ju, olgem ausad. No, minu meelest mees näeb apetiitne alati igas vanuses välja. No ei näe ikka küll. No ma ei tea, mina küll olen näinud, mul oli 22 aastat vanem viimane abikaasa, ta oli jumala, tegi trenni, ujus, käis jooksmas. Ma ei tea, mul ei ole never vanad mehed meeldinud. Ja ma ei ütleks, et ta oleks tagumik kirtsus ja kortsus olnud, nagu paljud naised räägivad, et ma ei saa vanema meesterahvaga olla sellepärast, et kui sa neid tagant vaatad, siis kõik ripub. Ei, no sa vaatad sel hetkel, kui aktsioon on ära toimunud, tõuseb voodist ja läheb vannitoa poole ja siis sa vaatad seda rippuvat tagumikku. Aga see ei ole sugugi nii, et on väga apetiitseid vanemaid meesterahvaid. Et on ka nagu Kardashianide tagumiku implantaate. No ei ole, miks sa utreerid kõiki asju, elu ei ole nagu... Aga oota, me jääme just huvitavale teemale. Sulle kirjutas kutt, kes tahab sinuga välja minna, soomlane 30-aastane. Sina vastasid suurelt nõu. Yeah. Miks? Ma ei oleks tohtinud isegi vastata. Miks? Aga milleks ma pean vastama? Ta ei ole ju alaealine. Ei, aga mida, no jah, tegelikult, mis oleks minu... Võrdsed inimesed, täiskasvanud, ilmselt ta saab aru, mis ta teeb, ta teab, kes sa oled. Oota, mul praegu tuli meelde, ma ei hakka nimest nimetama, me jälle kohtu kutse saada. Jälle, õnneks me ei ole veel saanud, ma loodan, et me ei saa ka. Et meil on siin üks näitlejanna, kellel on poole noorem ju peigmees. Ja jumala tore, ma olen vaadanud pilte ja vaadanud neid seltskonnas ja seal ei ole mitte midagi imelikku, sest see näitlejanna näeb väga-väga hea välja, suurepärane lausa. Ja see noormees, kes on väidetavalt temast siis kordades, no minu meelest kõvasti üle 10 aasta, ei rohkemgi veel. Järsku ma ei tea, järsku ma nüüd panen jälle puusse muidugi 20 aastat noorem, võib-olla panen puusse, vahet ei ole. Ja see näeb pisut nagu vanem välja. Ja ma pean praegu ausa ülestunnistuse tegema, et jaa, ma olen sebinud 35-aastasega ka. Ja ta näeb vanem välja. Ehk siis, kui meid kõrvuti panna, siis ma näen võib-olla 10 aastat vanem välja. Eriti pimedas klubis kuskil. Ja magamistoest rääkimata. Kokkuvõttes, kui tänapäeval räägitakse järjest rohkem sellest, et vanus on ainult number passis, sugu on ainult mõte peas, siis miks üldse mingitest numbritest probleeme teha? Sest minu arvates Eestis juba pooltel lugupeetud daamidel on endast märkimisväärselt nooremad mehed või on see kuidagi piinlik või? Ei, see ei ole piinlik. Ma lihtsalt mõtlen, et minu jaoks on kõige seksikam kehaosa mehe puhul olnud aju alati, et ma ei ole vaadanud, kas ta on minust lühem või pikem või laiem või kuidagi ilusam või koledam, et mind ikkagi võlub see, et kui ma istun taga maha, no me ju ainult ei seksi ju hommikust õhtuni nagu jänesed. Et ma ju räägin, me istume, läheme sööma, võtame klaasikese šampanjat. No ja, proosit, madam. Ja no meil peaks nagu midagi muud veel olema. Et mõtlen, et mida me selle viimasne kord selle 35-aastasega. Ei, meil oli, hakkan praegu mõtlema, meil olid täiesti head teemad olid. No minu arvates on... Sest nad on targemad ja nüüd mul tuli meelde, ma sain igasuguste tehniliste vidinate ja kõikide muude asjade kohta ja krüptod ja bitcoinid ja issand aktsiatesse raha paigutamine ja... Issand, tegelikult ma sain poole targemaks, mul tuleb väga targa inimesega ja mul on täiesti, issand jumal, tead, miks meil asi peesse läks? Ei, ma seda veel ei räägi sellest, räägin eluloraamatust. Miks? Armukadedus. Kumbalt poolt? Tema poolt. Päriselt või? Aga ta otsustas su panna nagu puuri? Ei, ta ei otsustanud puuri panna, vaid mulle ei meeldi sellised kontrollivad. Ei, isegi mitte see solvuja on hullem. No kontrolliks, kus sa tulid, kuhu lähed, see vahet ei ole. Boring. Aga armukadedus sai määravaks, et see oli hästi kurb kuidagi.
et siis mul nagu, ma väsisin ära, ma ei viitsi vaata, mul on ju muid asju ka teha vaja siin. Šampanja, kooke disainida ja saateid teha ja õhtuti võib-olla mingitel kohustuslikel üritustel käia ja nii edasi. Et avaliku elu tegelaseks ma ei hakka oma neid voodipartnereid ju sikutama. Põhimõtteliselt? Ei, ma ei viitsi, mis asja, siis lõpeb see suhe väga ruttu ära, nagu me oleme näinud. Et nii, kui sa oma saagi tood siia avalikkuse ette, siis paljudel ei pea närvid vastu lihtsalt. Ma ei olegi kunagi aru saanud, kas ma suudan Silvia Ilvese mõne mehe nime meelde jätta enne, kui nad lahku lähevad või mitte. Et see on nagu mingi lõputu selline telenovela. No jaa, aga sina oled oma suhted ikkagi hoidnud väga hästi vaka all, sest üks nendest kirjadest, mis meile saadeti, oli ka see, et kas Anul on praegu püsisuhe, kellega, kus? Ei, mul ei ole püsisuhet, ma olen selline, kes lihtsalt laseb ühest suhtest teise. Olete rahul? Oota, aga siis nad ju mingil hetkel peavad olema püsivad, kui on kahe suhte vahepeal. Mina pean püsisuhteks seda, kui sa ikkagi oled siis... ma ei tea, kas siis pidevalt koos ninapidi oled vedada hästi palju öid koos, ühesõnaga jomb-komb kolib kellegi poole sisse, siis on püsisuhe minu meelest. Et muidu on ju kaugsuhe. Et lõpuks ma olin abikaasaga ka kaugsuhtes. No ega see ei sõltu distantsilt see suhe, et see ei sõltu distantsist, et see sõltub ikkagi sellest, kui lähedased te olete, mitte see, kui geograafilisest punktist te asute. See ei toimi. Need kaugsuhte või see geograafiline punkt, et üks on Ameerikas ja teine on Soomes. Ei, seda ei saa, see ei ole püsisuhe, see ei toimi. Me võime endale ette kujutada, aga mingi aja pärast see kukub kulinal kokku, et see mulle ei sobi sellised asjad. Aga minu jaoks on see ikkagi püsisuhe, kui me oleme juba pikalt ehk kuid koos olnud ja meil ei ole probleemi minna koos välja. Või reisile? Ja reisile võib minna, aga siin võib-olla koos ringi liikuda ja võib-olla siis püsisuhe ja siis sa teed oma sõpradega ta tuttavaks, tema teeb sind oma sõpradega tuttavaks, on ju, seal hakkavad hästi huvitavad mängud ja käänakud tulema. Ja siis ma näen ka seda, et mul on öeldud, et oi kui tore, et aga ma ei, seal tuleb kellelgi mingi tähtpäev tema sõpradel näiteks, aga ma ei saa sind kaasa võtta, sellepärast sa varastad kogu tähelepanu tollelt õhtul. See on ju täiesti õige. Ma isegi mis on ka natuke kurb. Jaa, see on tegelikult kurb lugu, et me ei saa ja ma saan sellest täiesti aru. Ja ma mõtlen, et mina saaks oma sõprade sekka viia, eks need natukene silmi pööritavad seal. Ja klatsivad. Ma arvan, et sinu tutvusringkond ei üllata üldse millegiga. Jah, aga seal on mingid selliseid nüansse. Ma jään, see Soome mees, ma mõtlen su peale, sellepärast, et Soomes mul on lihtsam, ma tõesti käin tiiba ripsutamas, ma olen varemgi öelnud, et ma käin Soomes. Vanasti sa käisid Eestis, kui see siin veel nii tuntud ei olnud. Sa ei jäänud kunagi vahele, võtta, mis praegu paparatsod teeksid, kui sa piisab sellest, et sa läheks isegi Reval Cafeesse sonimüts peas kellegi kohju. Ühesõnaga ma olen seal isegi kohtunud sinuga. Vahele jäid. Reval Cafe, ütlen nüüd, ma lähen jälle vastikuks, on alla käinud natukene. Seal ei ole seal on, aga ma ei ütle, miks. Et mingid asjad, mingid valikud on kahanenud seal või kuidagi ja mingid asjad. Aga räägime meestest ikkagi. Ei, me ei räägi meestest, me pidime rääkima ju minu eluloost. See saade oli sellest, et kirjutada minu elulugu. Ja kuna sa tulid nüüd selle punkti juurde, siis me võiks selle etapi läbi käia, kuidas ma elasin Soomes. Ma olin abielus siis vist, ja. Milline? Esimene, teine või kolm? Miks sa üldse kõigiga abielluma pead? Ma ei peagi. Aga sa oled ju abiellus olnud. Aga kuidas sa saad sellise naiivse küsimuse küsida? Ei, ma saan aru, sul oli teistmoodi, sul oli seda vaja nagu passi ja kodakondsuse pärast. Just. Ja pärast kõigepealt mul oli, et siit ära saada, siis mul oli vaja Rootsis pass saada, siis oli teine mees ja kolmanda mehega ma abiellusin armastusest, aga ma ei oleks enam abiellunud, sest mul olid nagu paberid ja kõik muud asjad olid korras ja ma lihtsalt mäletan, et ühel päeval, ühel kaunil hommikul ta ütles, et Anu, et ma tahaksin, et sa tunneksid ennast kindlalt, et ma tahan sulle anda kindlustunde ja see oli kuidagi nii armas.
et me olime pikalt koos olnud, me olime üle elanud tema pankroti, põgenenud Ameerikasse, käisime suviti Soomes, siis olimegi just parasjagu Helsingis ja siis ühel kaunil hommikul ta ütles, kuule, et teeme selle ära, et me olime paar aastat vist juba koos olnud, et ma tahan, et sul oleks kindlustunne, et tal oli finantsiliselt hästi, hakkas jälle minema, kõik oli nagu kindlustatud. See oli armas, et ta mõtles, mul ei olnud nagu mingit kihku enam, kuna ma olin kummalistes abieludes varem olnud ja ma ütlesin, et why not? Et isegi kui ma oleks taga vaba abielus elanud kuni tänaseni, mul oleks täiesti fine olnud. No aga samas, mina ei ole abielus olnud, ma olen väga pikas suhtes, ma ei tea, kas 16 või 17 aastat, aga ma ei ole selleks ka nagu hetkekski vajadust tundnud, et teine asi on ka võib-olla see, et näiteks ma olen kuulnud, et näiteks Venemaal on palju kursusi selleks, kuidas võtta nagu oligarhõnge või kuidas panna ta abielluma, aga ma arvan, paljude naiste jaoks on nagu tohutu probleem see, et seda ettepanekut ei tule. Seda ettepanekut ei tule kunagi või naised üritavad kuidagi sinna abiellusse loovida, et oleks ka seesama kindlustunne kas või kui ka lapsed on mängus. Ma ei saa aru, miks naised nii palju energiat sellise asja peale kujutavad, et käivad siis kursustel ja võtavad tunde, maksavad selle eest, et saada võrku püüda siis rikas miljonär või oligarh. Selle asemel ju võiks midagi välja mõelda, ise teha ja ise miljonäriks saada. Milleks seda? Tänapäeval ma ei saa sellest üldse aru, nagu, et võib-olla varem, kui me oleme tänasenigi minu meelest idabloki maa ikkagi paljude arvates läänest, siis Euroopa päev tuleb kohe või nüüd, kui meie saade juba välja tuleb, siis on Euroopa päev just olnud 20 aastat Euroopa Liidus. Halloo. Aga pane tähele, oled välismaal, siis ütled, et oled Eestist, Lätist või Leedust, siis sa oled ikkagi ida-eurooplane täna veel. Aga see selleks. Lihtsalt tahan öelda, et siis oli toona võib-olla siis 90-ndad ja enne seda siis, või siis need rajud 90-ndad just, et kuidagi siis nagu business idea, et sa krabad endale siis rikas mees. No see oligi äriplaan, et tuleb abielluda rikka mehega, saada maja, auto, 2 last, aga siis edasi ma ei tea, mis saab happy ever after, mitte midagi ei saa. Siis mees sureb ära võib-olla või ta lastakse maha, siis olid ju mafioosod ja asjad. Siis kui läheb hästi, tuleb järgmine mees, aga kui ei tule, siis on jamma. Ei, selline rikas mees tavaliselt saab ju varakult südamerabanduse ja teeb nii palju tööd ja punnitab nii palju, et siis ta kukub ära. Sellepärast tulekski võib-olla vanem rikas mees võtta, vanem oligark ja mehed saavadki rikkad või said rikkaks enne siin 10 aastat, 20 aastat tagasi, siis kui nad olid vanemad, on ju, täna on ka noored rikkad ja siis tee whatsoever, siis võidki võtta mõne vaesema kuti. Ma olen alati seda öelnud, algul võtke rikas vanamees, elage sellega mõnda aega, siis vabandust, ma nii eetult räägin, kärvab ära. See on tõsi. Ja siis võite hakata lulli lööma selle noore, ilusa, šarmantse, pisut vaese mehega. Aga see midagi ikkagi hoiab sind praegu tagasi, kui sa ütled, et miks nad mulle kirjutavad, et sa nagu ei ole valmis seda nagu vastu võtma või see paneb sind nagu kahtlema või? Ma olen suspicious, võib-olla ma olen kahtlustav. Et sul on õigus, selle peale muuseas ma ei tulnud, sellega sa üllatasid mind, sa ütlesid, nad on sinu raha järgi haplad, selle peale ma ei tulnud ausalt, aga ma mõtlesin lihtsalt võib-olla, et sul on õigus, Piret, tõesti, et ma mõtlesin, et lihtsalt nad tahavad mingit seiklust või mingit sellist. No ikkagi kuulsust ju. Aga kas nad ei taha nagu kuulsust, ma ei usu, et nad tuleks muga kuhugi presidendi roosiaia vastuvõttu. No miks mitte?
ausalt öeldes selle noorema põlvkonna osas palju rohkem lootust kui näiteks ma arvan meie generatsiooni meeste suhtes, vähemalt Eestis on ikkagi ju mehed väga arhetüüpse mõtlemisega, mida naine võiks teha, mida ta ei võiks teha, mingi põlvkond näiteks, ma arvan, et 60-ndatel sündinud, et noortel on palju vähem probleeme selles osas, et nendega on oluliselt lihtsam ja huvitavam. Ma mõtlen selle peale, aga praegu tuli mul oli veel üks Soome-Rootsi kutt oli veel, pisut vanem oli 38 vist. No nüüd on täna vist 39 juba. ma saan aru, et teie vahe väheneb kohutava kiirusega. Et see on ju ka tunduvalt noorem minust, aga ta oli huvitav. Tema oli IT-alal ja ta tegeles nende igasuguste mängude loomisega. Arvutimängude ja oli rikas kui kröösus. Teda ma tõesti guugeldasin seda venda, ma ei ole jõudnud guugeldada. No näed, tema ju ei pea palgatõendit tooma. Ma vaatasin, et on täiesti kõik, aga tal oli hästi kummaline komme oli see, et mul jäi tema puhul selline prostituudi tunne natukene. Et ma toon siin naistele ka õpetuseks, et päris nii see ei ole, et ta tuli ka siia või siis ma olin Soomes vahepeal siis, et umbes, et näed, et ma olen see kell siin. Ma saan, ta oligi teistmoodi, ta oli arvuti, et ta pani oma päevaplaani kirja. Ja, et tal oli nagu, et see spot, siis oleme seal, siis lähme sinna, tule sinna. Ja minul paneb kella helisema see, et tule sinna. Ma mõtlesin, mis asja, et ma olen vanakooli naine on ju. Ma ei tule kuhugi. Ma jään pool tundi hilja. Kõigepealt tuleb mulle auto järgi on ju. Umbes niimoodi naksti, et mul on Bollinger nagu kapis jääs on ju ja siis et lenda siia ja siis me teeme seda teist. Seda see oli kõik nagu mäng, see oli kõik paika pandud. Ja ma mõtlesin, kurat, ma ei ole sul nagu mingi, ma ei lenda kuhugi. Aga temal oli, vaata, ma hakkasin nagu hiljem mõtlema, või praegu mõtlen siis, et temal oli võib-olla tõesti see nagu, vaata teistmoodi, et niknak teeme ära, siis sinna, siis, mis on ka tegelikult atraktiivne ja äge ja teistmoodi. Ja siin ma jõuangi praegu analüüsides iseennast selle kohani, et järsku ma olen liiga vanamoodne või ettevaatlik, et ma nagu ootaks, et ta tuleb ise mulle järgi, limus ootab juba šampanja mind, siis ma sõidan, kui ta ei viitsi ise järgi tulla. No see vanalinna piires muidugi annab selle limuga keerata. Ei, tulevad ju küll mulle järgi, kui ma mõnele üritusele lähen, keeravad igale poole, kuhu vaja. Kuule, kui sul on janu, siis on sul jalad piret. Sa tahad, et sinu nimel nähakse vaeva? Et mind jahitakse, et me jõuangi praegu selle analüüsiga sinna, et mul on sellised mehed olnud, kes on pidanud vaeva nägema minu puhul. Ehk siis nad on tõesti jahtinud mind. Et Ristomatiga ka ma väidan, et ma tõesti armastasin teda, sellepärast, et ma armusin ta ajusse hiljem. Aga ta pidi selleks kõvasti vaeva nägema. Ma räägin, et meil käis see mäng, mulle meeldib see mängu ilu ka. See, et sa nagu taganed ja ma ei olnud nagu huvitatud ja ma ei, ta ei erutanud mind esimesest silmapilgust ja ta oli ju, me tutvusime ju suurel aartsündmusel nagu. Antiigilaadal. Ei, antiigi- ja kunstilaadal, kus tal oli oma näitus oma kunstitöödest, et ta ei olnud isegi seal nagu müümas ega ostmas kindlasti oli, aga midagi, aga lihtsalt tal oli näitus seal ja ma oleks ju, minu nina oleks ju võinud haista, et niisugune kihvt varakas mees sõitis ka Maseratiga seal kohale ja kõik. Sa olid tol hetkel abielus üsnagi. Siis abielu ei ole mingit takistuspiret. Ma ju olin fiktiivses abielus järjekordselt. Oota, aga kas te saite sellest fiktiivsusest nagu ühtemoodi aru või teil ju ikkagi oli? Ma ju rääkisin sulle eelmistes podcastis. Sa ei ole Tannammerist üldse rääkinud. Päriselt ei või? Ole. Sa oled kogu aeg nagu mingi luts läinud kivi alla, kui ma Tannammeri ja Rootsi jõuan. Mul on nii asju rääkimata, me ei jõua kunagi. Kogu aeg sa räägid Ristomatist, nagu ta oleks issanda ingel kõige tiibadega. Sest ma armastasin teda. No mis sellel Tannammeri siis häda oli? Ma ei armastanud teda. Mitu aastat sa koos olid? 10? Ei olnud nii kaua, küll ma nii vana ka ei ole.
ei, ma ei olnud nii kaua, see oli mingi sutsakas, ma sain oma paberid korda ja siis ta pandi ju vangi ja siis tuligi, ma räägingi sellest hetkest, kui ma läksin oma siis selle antiigipoega, mille Carl Tannhammer tegi minu jaoks selleks Stockholmi kesklinna, see oli väike armas poekene, et ma ei käiks, ma käisin ju koolis, ta ei tahtnud, et ma isegi koolis käin, sest ma sain sealt väga põneva seltskonna enda ümber inimesi rahvusvahelisi ja sealt kaudu ma oleks suurepäraselt üksi hakkama saanud, juba tekkisid mingid pakkumised, ma tegin ka modellitööd veel kõrvalt ja ta nägi, et ma libisen nagu ära, kuigi meil ei olnud mitte midagi, armastust ei olnud. Ja ta näeb, et ma libisen ta käest ära, inimene teeb mulle poekese, et ma oleks kuidagi hõivatud või et mul oleks tegemist, et naisel oleks tegemist, et tal ei jaguks mõtteid mujale. Mis on väga nutikas, sest ma meeldisin talle, olgem ausad, tema oli minusse armunud, mina ei armastanud teda. Et ja siis see poekene, aga vaata, mis see poekene nagu sünnitas, et ma hakkasin siis käima mööda neid kunstilaatasid messe, et olime ka seal oma poekesega esil, on ju. Ja kui me olime Turulinnas, siis Soomes, siis seal ujus mulle külje alla Ristomati. Keda sa ei võtnud üldse tõsiselt, ma saan aru? Kes hiljem ütles, ma olin seal täiesti pealast ja tal olin riietatud leopardi ja ma olin mustad juuksed sellised kohevad, no väga atraktiivne, jalad olid, no hiljem tema rääkinud seda, ta nägi ainult neid 2-meetriseid jalgu, mis tal lõuani ulatusid ja nii edasi ja ta oli täiesti šokeeritud ja siis ta tuli minuga rääkima ja tema näiteks arvas küll seda vist. Nad oli kuulus Soomes, ma ju ei teadnud, et ta on mingi Marimekko poeg on. Päri. Ja mina ju seda ei teadnud, aga tema ise arvas vist, et no ju siis kõik, no Soomes eriti peaks teda teadma. Ja teda erutas, nagu ma sain aru, et ma ei pööranud talle tähelepanu. Ma ei saanud aru, kes ta on. Mind ei huvitanud. Ja siis ta esitles seal, see on minu kunstikogu, siin on näidus see. Ma ei teadnudki neid pooli moodsa kunstnikke, eks ole. Ja tutvustas ja ta nägi, et mul ükski karv ei liikunud, nagu no ja siis on ju. Ma saan aru, et sa olid kulda karda täis riputatud. Hästi palju kulda oli. Ja sina müüsid seal, ma ei tea, mingid Šiškinit ja Fabergeed. Faberge munasid, Šiškini, Karamazovi, vabandust, teoseid ja noh, ta erutus selle peale, et näed, et on keegi ka veel, kes nagu, ma ei tea, ei pööra tähelepanu või tähendab, ma olin viisakas, ma loomulikult rääkisin taga, aga noh, et sa näed, et ei olnud seda, et tal tekib mingi efekt. Aga kas ilma sinuta üldse oleks Tannhammer Eestis kuulsaks saanud? No, tänu sulle ta ju Eesti avastas. Ja selles mõttes, et ma mõtlengi praegu, et miks ta hakkaski Eestisse tulema, sest mina ei julgenud tulla 90-ndatel. Ma kartsin, et sind saadetakse tagasi. Kuhu? Rootsi? Ei lasta tagasi. Ja seda ka ja üldse ma kartsin seda, siis kui ma korra vist toppisin oma ninakese siia, see oli nii kriminaalne, see oli nagu nii jõle oli siin olla, et ma ei tahtnud tulla siia. Aga kui tema nägi seda kohta, siis ma hakkasin Tannhammerit saatma sellepärast, et ma tahtsin ikkagi, et ta käiks, mul oli ema ja õde ja muud sugulased, et nad käiks vaatamaks, viiks mingeid asju ja kuidagi, et seal oli mingeid asju vaja sättida, et nad mõtlesin, et suurema korteri osta, et las ta tegeleb nagu nende asjadega. Ma ei tahtnud ise siia tulla. Ja siis, kui ta tuli, ta ei tahtnud ka algul tulla minu meelest. Ja siis, kui ta tuli, siis ta ei saanud siit minema, sest see naiste parv, see odav šampanjalõr. Sa veed šampuška? No vahet ei ole, mis ta siin tegi. Ühesõnaga, ta vist sai šoki, ma arvan, kui ta nägi, et kui lihtne siin on hakkama saada välismaalasel, keda kõik kuumardavad ja jumaldavad nagu mingisugust Elvist. Jah.
no Elviseks ta sai hiljem, aga ta nägi minu meelest rohkem välja selle Rod Stewarti moodi. Siis nägi, jah, päris alguses oli. Ta oli samasugune soeng ka. Ja see, kuidas eestlased, no tol oli kuni ministriteni ja ma ei tea kelleni, käis rüütliga läbi ja kes siin veel pukis istusid. See, kui lihtsalt ta sai selle, et kõik nagu olid tal semud, siis kujutad sa ette, Soomes sa ei lähe ju presidendi juurde ja ei anna talle käppa. Aga kas ta oli samasugune trikster siis nagu, ma ei tea, Ken ja Tolk või? Et kas ta oligi nagu siuke pöörane või kas talle siis meeldis tähelepanu või ta oligi nagu popstaar või? Jaa, talle meeldis tähelepanu ja kui me Stockholmis elasime, ega ta seal ka nähtamatu ei olnud. Et seal ta oli kõik seal mingid, meil olid kesklinna need lokaalid ja kohad ja seltskonnad, ta oli ikkagi seal see tulesäde, keda kõik teadsid, ja ta oli ka hästi lahke, et ta nagu jagas vasakule ja paremale nagu viskas raha, ütleme siis nii, mis inimesel on kõige olulisem siin ilmas on raha, et ta ja ühesõnaga oli lahke, nii. Ja kui ta siia tuli ja kui ta nägi, kui väikse raha ja siin saab kunn olla. Saab lahke olla. No siis ta, ma arvan, et ta alguses sai tõesti šoki sellest, et siis ta jäi käima ja naised kraapisid ka tal kintsu ja kui palju tal neid pruut oli, mina plaksutasin käsi, sest mina arvasin, et nüüd ma saan tast kohe lahti on ju, et ta leiab endale kellegi uuesid. Aga ta tuli ikka tagasi kogu aeg või see oligi kummaline, ta leidiski endale siit naise, tegigi siin lapse, tal on ka, nad ei ole avaliku sees on ju, ja kõik neid asju, aga ta tuli kogu aeg tagasi, ma ei saanud tast lahti nagu. Ja mõtlesin, et siis ta pandi, ta tegi seal mingit maksudega oli tal mingi jama tekkis seal, ta pidas ehitusfirmasid Rootsis. Ja siis, mis ta seal tegemata jättis või ei teinud, siis ta pandi trellide taha, eks ole. Ja siis mina olin ju tuttavaks saanud seal Turu antiigi messil siis oma ristomatikesega, kes mind absoluutselt ei huvitanud, aga mingil hetkel huvitas, sest see sõitis, siis me elasime Strandvägeni ääres Karl Tannhammeriga, mis on väga kõva koht Stockholmis, et sa saad sõita, saadki purjakaga sõita akna alla, siis Ristomati sõitis oma valge laevaga, Soome prints tuli sulle järgi. Ja tuli mulle tõesti järgi ja siis me saime kokku ja siis me nagu hakkasime rohkem suhtlema, et siis me tõesti istusime maha, rääkisime, siis ta viis mind igasugustele huvitavatele kunstisündmustele ja ooperisse ja kuidagi see asi muutus selliseks hästi, see ei olnud võrreldav Karl Tannhammeriga, kus oli põhiline see shoppamine, kuld, šampanja, peod, see on kaks nii sellist, nende vahel laiutas selline kuristik. Ja ma ei ütleks, et jomb-kumb oleks halb olnud. See, mida tegi Tannhammer, see oli metsik, see oli nagu mingist Ameerika filmist, et sul ongi kuldne pidžaama seljas, sul on täpselt nii palju ripub briljante ja kulda küljes, kui palju sa kanda jõuad. Ja siis on teisel pool on sophisticated ristomati, minimalistlik, selline hästi lihtne, sa ei eksponeeri mitte midagi, sul on, kui sa ostad briljandi või mingi peab olema pisike. Ei, ta peab olema lihvimata. Ja õiged rikkad saavad sellest aru, et see on briljant, sina võid vaadata, et see on klaasikild näiteks on ju. Ja seal olid mingid omad sellised nuansid ja mõtle, kui sa oled sellise kahe tule vahel. See on äge, see hetk, ma praegu tagantjärgi mõtlen, see oli nii äge, sa oled nii ja sa oled naa ja mõlemad on kihvtid asjad. Aga ühte sa ei armasta ja teist sa veel ei armasta. Ja ehk siis ma armusin konkreetselt Ristomati ajusse ikkagi, sest siis ma sain vähehaaval tuttavaks tema sõpradega, tema tuttavatega. See oli täiesti uus maailm. No aga milline macho oli ikkagi Tannhammer, pikkus, suurus, jõud. Ja, aga siis ka see rumalus selles mõttes, et
sa lehvitad pidevalt rahapatakatega. Ma mõtlen nagu isegi see, et kui me kuhugi läksime välja, et ta viskas seda raha, nagu saad aru, me sööme täna kaaviari, me võtame joome ainult parimat. Saad aru, mul oli vahel, isegi kui ma mõtlen, et ma olin ju Nõukogude Liidust tulnud vaene rott, isegi siis see tekitas minust piinlikkust. Et ma ei olnud happy, see ei tõstnud sind. See ei tõstnud mind jah, et see ei teinud mind õnnelikuks, nagu see ei olnud nagu see ei olnud see, et ikkagi ma ei tea, ma olin Risto-Metiga nagu õnnelikum, et kui ma olin tema juures, siis ma hakkasin salaja muidugi käima Soomes vaikselt ja ütlesin, et lähen sõbrannadele külla, siis sain Risto-Metiga kokku ja need kohad, kuhu tema mind viis ja need intelligentsed inimesed, kellega ma seal kohtusin, see nagu erutas mind rohkem. Aga mis ma tahan öelda, jah, Dan Hammer, ta oleks must isegi loobunud kindlasti mõne kaunitaari nimel, kes tal siin jalataldu ja varbavahesid Eestis lakkus. Aga ta sai teada kuskilt, et ma hakkasin ikkagi Risto-Metiga käima ja siis mehelik uhkus. Ja see talle ei sobinud. Ja siis tead, mis ta tegi või? Ta tegi Risto-Metile ettepaneku, ma sain sellest hiljem teada Risto-Metile. Müüa sind ära. Ja, et milli eest oleks nõusnud mind ära müüa, et okei, võta mu naine siis, aga sa oled mulle nii palju võlgu. Wow. Ja, et selline asi oli ka. Et ma ei tea, mis ma ei küsinudki Risto-Meti käest, miks sa ei maksnud siis? No kus sa tead, et ei maksnud? Aga võib-olla maksiski. No ma ei tea. Härrad sõlmisid äritehingu. Ja, ma ei tea, mu selja taga on. Et seal oli mingi selline uhkuse teema oli siis ikkagi. Ja siis ta pandi kinni. Ma ei räägi sulle veel täna, võib-olla ma räägin sellest eluraamatust. Üks oli need, et ta natukene sahkerdas seal maksudega Rootsis, aga oli üks kurvem lugu veel. Aga miks ta siis lõpuks ikkagi pandi mõneks ajaks kinnimajja. Ja siis sel ajal Risto-Metil käis kohutav krahh, eks ole, et ta seal läks ka pankrotti. Ja siis me nagu kaks õnnetut olime. Ühel oli mees vangis, teisel oli kõik firma pankrotis. Firma perses kõik. Ja häbi ka natukene, et siis me nagu saime kokku ja siis me otsustasime, et tead, pühime selle tolmu varvaste vahelt ja läheme üldse Ameerikasse. Et tal olid kontaktid seal, mul polnud mitte midagi, kui ainult 2 kohvrit ja et läheme lihtsalt ära. Ja see oli see minu hetk, et ma pidin kiirelt otsustama, et siis ma teadsin, et kui Dan Hammer saab sealt kinnimajast välja, et siis see ei õnnestu, sest see asi läks väga kriitiliseks, et seal oleks võinud see lõppeda väga katastroofiliselt, seal oleks keegi surma saanud, et see läks juba inetuks kogu see asi, aga huvitav oli see, et Rootsis on ju siis sellised vanglad, need ei ole need, et sind pannakse mingi 2x7 mingisse koobrisse kuuti või ma ei tea, istud seal 10 kellegiga kambris või mis. Ma käisin teda vaatamas seal. Pikaajalised kohtingud. Mis pikaajalised kohtingud? No seal ju põhimõtteliselt abikaasa võib seal ka ju nädalavahetuse veeta. Kas sa arvad, et ma tahtsin taga magada või? Kust mina tean? Issand jumal, tule taevas appi. Ei, et ma läheks teda vanglasse vaatama, et saaks taga seksida või? No lõpeta ära. Ma olin ju õnnelik, et ta on seal vangimas. Ma ei usu, et peale abikaasad üsna teisi naisi lasti lihtsalt. Ja, aga see ei olnud ka point. Ma läksin teda vanglasse vaatama viisakusest. Me olime ikkagi abielus ju. Ja nad elasid ju seal, nendel olid oma majad, see oli vaba nagu selline, või Rootsis on see põhimõte, et see oli nagu camping siis. See oli camping, jaa, aga väga luksuslik camping. Kuule, sul ei ole pioneerilaager, ka nii luksuslik siin. Et nendel olid omad majad seal kõik ja nad tegid seal mingid tööd, väljas veel, nad oleks saanud hakata ka vabakäiguks vangiks ilmselt, et kuskil siis päevasel ajal tööd teha, aga kui nad oli firma omanik ja tal oli arvuti seal, siis ta sai seal koha peal tööd teha rahulikult päevad otsa, tegi oma firma asju ajas, välja ei lastud ikkagi veel, sellepärast me läksimegi nagu ruttu minema, et mingi hetk ta oleks kindlasti saanud ka väljas hakata käima ja ööseks oleks pidanud ainult kohale minema.
aga see oli luksuse tipp nagu, et ja siis ma seal käisin tal külas ja siis ta ütleski, et tal oli mingeid asju ka vaja, et ma viisin talle seal mingeid vajalikke asju ja siis küsis, et miks sa nii tihti ei käi või et mis värk on ja siis ma valetasin talle ja ma ütlesin, et ma läksin üldse laeva peale tööle, Rootsi laeva peale. No sa töötasidki ju seal mingil hetkel. Ei ole kunagi. Et ma olen, sõbranna töötas Rootsi laeva peale, siis mul tuligi see idee, et nad olid 2 nädalat ja 2 nädalat nagu laeval ja 2 nädalat siis maa peal. Ja siis mul tuligi see idee, et ma ei saa käia, ja siis kui ma USA-sse sõitsin, siis ma ütlesingi, et nii, et nüüd ma võtsin endale kohe 6 aega jutti, et mul ei ole seal kodus midagi teha, on ju, et sind ka ei ole ja et ma teen tööd parem, et läksingi 4 nädalaks siis nagu valetasin, laeva peal olen, et sellepärast sa mind nüüd nii pikalt ei näe. Tegelikult mul olid kohvrid pakitud ja ma sõitsin Ameerikasse. Et see oli, mõtle, kui sa tuled mingil hetkel, ma ei tea, kaua tal läks aega, et ta sai aru, et ma tegelikult olen hoopis juba otsapidi elan Ameerikas. Et me pidasime hästi madalat profiili, et Soomes ka mitte keegi meie tuttavatest ei teadnud. Kõik teadsid, et Ristomati kolis Ameerikasse, aga et ta on seal ühe tšikaga, seda ei teadnud mitte keegi, et selles mõttes oli madal profiil. No loomulikult mingil hetkel see tuli ju välja, et kaua sa ikka sa ei suuda seda peita ja siis läks veel eraldi tramburai lahti, et siis ta palkas mingi mõrvari seal vist või palgamõrvari, kes tuli Chicagosse, või Chicago luua, eks ole, kes oleks, ma ei tea, kumma meist siis pidanud ära tapma või minu tagasi meelitama või ühesõnaga see läks veel täielikuks seebiooperiks muidugi. Ja kui see ei õnnestunud, siis tulid advokaadid mängu ja see abielulahutus oli väga inetu ja võib-olla tõesti Ristomati lõpuks maksis talle midagi, et lihtsalt kogu saada lahti jamast pääseda ja aga see oli ka inetu, et aastaid hiljem siis kui Ristomati või tuli Soome või käis Soomes, siis ta palkas ikkagi inimesi, kes Ristomati läbi peksid. Päriselt? Ja füüsiliselt. Kas Soomes oli see võimalik? Ma ei tea, aga see oli hästi inetuid asju juhtus. Et selles mõttes Tannhammer on täna surnud, rahu tema põrmule, surnutest halba ei räägita, aga neid inetuid hetki on ikkagi päris palju olnud. Et võib-olla siis lahkan neid siis jällegi eluloo raamatus natuke sügavamalt, et ei ole see nii, vaata pealtpoolt paistab kõik nii roosiline ja nii äge ja nagu seiklusfilmis, aga eks seal on ka oma üleelamisi ja asju olnud. Ja Tannhammer oli selles mõttes tore, ma ütlen ka nüüd midagi positiivselt, et ta sai minu perega hästi läbi. Ta on tore, ta oli tore inimene, ta oli südamlik inimene selles mõttes, ta hoidis mu peret väga. Muidugi ta suutis mu ema enda poole meelitada, klassika on ju, emad armastavad tihti meie mehi või abikaasasid või boyfriende rohkem kui oma lapsi, sorry ema, et ema oli ka tema poolel mõnda aega. Ma olin siis see pahalane, eks ole, kes siis oli toreda mehe üle lasknud nii-öelda, et ma ei suutnud emale selgitada, miks ma ei armasta sellist toredat, lahket, sümpaatset, rõõmsameelset inimest ja siis ühesõnaga sellised asjad. Aga kas olid nagu, ma saan aru, et sa abiellusid Tannhammeriga ja alles siis said teada, et tegelikult ta on hoopis soomlane? Mingi Jukka Kaleva? Abiellusin taga ja ma sain teada, et see ei ole tema päris nimi, Karl Tannhammer. Et täiesti juhuslikult avastasin mingi kuskilt, jumal teab, mis X dokumentidest on või kuidas. Ta oli nime küll ära vahetanud, aga mingitest vanadest dokumentidest või kuskilt registritest tuli siis välja mingi Jukka-Pekka, ma ei tea, ma ei mäleta, mis Jouvane või Juvonen või mingi selline asi. Ja see just oleks ka pidanud muus nagu kas nüüd ärevust tekitama, aga tal oli ju ema, tal olid mingid sugulased ja mind ei viidud mitte ühegi inimesega nendest kokku. Et see oli täiesti välditi, täiesti nagu poleks olemas. Aga ma sain aru, et tal on ema kuskil, aga me ei kohtunud mitte kunagi. Et seal oli minevikus, oli asju, mida ta varjas ja ma arvan, need on ka tänaseni mulle täiesti teadmata. Et see oli põhjusega, miks ta oma nime, identiteedi, kõik asjad oli vahetanud. Ja riigi. Ja riigi samamoodi, et mingid asjad olid seal, I don't know, ma tõesti ei tea. Et
et sellised väiksed üllatused nagu hakkasid step by step temaga koos elades välja tulema, et ta seal hoidis relva või relvi hästi enda lähedal ja noh, see tähendab, et ta pidi midagi kartma. Ma ei tea, kas ta siis meie majja korraldati mingi hästi kohutav ja vastik rööv äkki. Kui me koju tulime, et ja noh, see oli tõesti vastik. Kõik, mis seal oli pahupidi pööratud, varastatud, tehtud, verd oli ümberringi. Ühesõnaga sellised kummalised asjad olid. Vaata, ma ei teadnud ju taustast mitte midagi. See olid ju nii pinnapin 20-ndates. Jah, et sellised asjad ei ole nagu toredad ja ma arvan, et seal olid ka mingid narkootikumide teemad võib-olla mingid, no ühesõnaga ma olin nii sinisilmne, et ja parem ongi, et ma olin. Sest kui ma nüüd tagantjärgi nagu ketran tagasi mingeid olukordi või situatsioone, mis olid kohutavalt ohtlikud, aga ma lihtsalt ei saanud sellest aru sinisilmsena. Et meil maja ümber olid järsku mingisugused, et sa näed, et öösel on sul aias liiguvad mingid inimesed, et see maja on mingi jälgimise all või et su autot jälitatakse või noh, ma ei osanud tõsiselt võtta neid asju, ma ei saanud aru, kui minu jaoks oli Soome ja Rootsi oli turvariikide etalonid. No, ma ei saanud aru, et seal võib ka olla mingisugune mafiosnikute või gängide või kuritegevuse mingisugused liinid. Ja ma arvan, et tema jaoks, Tanhamäe jaoks oli ka see üks põgenemise versioone, et ta sai tulla Eestisse ja alustada justkui puhtalt lehelt. Keegi ei teadnud, keegi ei tundnud teda, tollel ei hakanud ka keegi sobrama tema minevikusega otsima siis mingeid asju või Google'it ei olnud. Sa ei saanud isegi inimest Google'da, täna oleks see ilm võimatu ju. Et sa said selle mineviku nagu laualt ära pühkida ja alustada siis nullist, mis oli ka tema jaoks nagu suurepärane võimalus. Ja ma tean, et kui meie jäime Ristometiga Ameerikasse ja saime need lahutusasjad ka lõpuks ühele poole, siis ta tuligi ju ja elas väga kaua aega Eestis ju. Ja mürgeldas siin ringi. Ja mida ta siin tegi, on ju, teie teate võib-olla paremini, on ju, millega ta siin hakkama kõik sai. Aga nii see läks. Kas on ka olnud hetki, kus sa oled tahtnud nagu täiesti kriipsutada selle maha, et ta on su elus olnud ja sa oled seda häbenenud ja sa ei ole seda kunagi tahtnud öelda? Ei, pigem ma ei ütle nii. Ma tahan tema kohta öelda, et ma ei saa teda hukka mõista. Ma olin ise nii keerulises olukorras Soomes, päriselt ka, uskuge või mitte. Politsei oli ostnud mulle laevapiletid. Tollal nad usaldasid veel immigrante, et kui nad kirjutavad sulle kirja või helistavad, et sa pead esmaspäeva hommikul olema oma kohvriga seal Länsi sadamas, on ju, et siis sa tuled nagu väike hiirekene, piuks, on ju, sul ei ole võimalust, ega nad leiavad ju su üles. Ja sa oledki seal kohal ja sa lähedki koju tagasi. Et sellisest hetkel, sellises viimases paanika hetkes, kui siis need kriminaalsed vennad, kes siis helistasid kriminaal Tanhammerile, on ju, kriminaalvennad, kes vaadake meie eelmiseid podcaste, sellepärast seal ma vist rääkisin, siis nendest vendades, kelle juures ma mustalt tööl Soomes olin, on ju, olid siis, need organiseerisid siis selle Tanhammeri, et ma saaks kiirelt põgenema. Kust ma võtan veel mehe, kes on praktiliselt telefoniga helistatakse, öeldakse, meil on olukord, üks tüdruk tahetakse maalt välja saata, Soome ta ei saa jääda, kas sa oled nõus temaga päeva pealt abielluma põhimõtteliselt. Ja ta ainult küsib läbi telefoni, onko nätti tüttö, siis mustlaskuninganna poeg, kelle juures ma tööl olin muuseas, vaadake eelmiseid postkaste, vaatab mulle veel otsa niimoodi, on nätti, on ju, et on kena ja põhimõtteliselt organiseeritakse, me telefone ka hiljem ma sain teada, et ma pääsesin nii viimasel hetkel, et mind ei oleks üldse vangi topitud. Et see vend ütleb seal teisel pool toru, ja las ta tuleb,
aga teise sadamasse. Aga siis off the records nagu jah, nad otsustasid, kutid otsustasid oma vahel. No kui nad oleks seda telefonis öelnud, siis see, ma arvan, et see ei oleks võib-olla isegi läbi läinud, kui pealt kuulati ja võib-olla kõik ei kuulatud. Igal juhul viimasel sekundil otsustati ka, et ma ei lähe Helsingi sadamast, vaid ma lähen küll Helsingi sadamast teise laevaga, Viikingiga vist, seal oli mitu laeva käis ja ma lähen Turu sadamasse, mitte ei sõida siis Stockholmis, sest seal oleks mind maha võetud siis. Ja läksin hoopis Turu linna ja siis sealt kaudu Rootsi ja ühesõnaga ja ühe nädal, ma ei tea, kuidas, ütlen jällegi Tanhammeri kummardan, kuidas ta ajas selle asja joonde, et nädalavahetusel pandi meid paari, ei kellegi maal, Ahvenamaal. Sul on tegelikult vaja mingisuguseid dokumente ja ta oli aega või tõendeid või ma ei tea mingeid asju ja siis ta uuris välja, et ainult Ahvenamaal, kuidagi on see ei kellegi maa, ma ei tea, mis seadused seal siis toimivad või toimisid ja me läksime konkreetselt paadiga, sõitsime Ahvenamaale. Ta koputas preester või kes meid seal paari, ma ei tea, võib-olla see oli ka mingi ametnik, ma ei tea, ma mäletan, ma olin täielikus šokis muidugi, ehmunud nagu mingi hirveke ja koputas sellele, see oli kodus umbes a la hommikumantlis on ju, ta ütles, meil on kohe vaja paari panna, olukord on selline, ta ütles, meil ei ole tunnistajad, krabas sealt ühe kuradi koristaja mingisugused sealt oma majast on ju, tõmbas pintsaku selga, läksime sinna ametiasutusse, tegi paberid ära, me olime Ahvenamaal ametlikult pandud ühel pühapäeval lihtsalt paari. Kuidas ma saan teda vihata või öelda, et ma häbenen teda või et ta on vastik inimene, ei ole ju. Milline inimene Eestis teeks minu jaoks seda? Või milline, mul oli palju toredaid tuttavaid, mul on aeg läbi, sõbrad juba, ma lõpetan selle loo lihtsalt ära. Et mul oli hästi toredaid, ma olin ju pikalt juba Soomes olnud, kui ma jaurasin seal, eks. Ja mul oli toredaid tuttavaid ja südamesõpru ja mul oli isegi üks armastus seal, tõeline armastus. Ja siis, kui ma ütlesin, et ma olen kuses, ehk siis hädas, et palun aidake mind, siis nad kõik olid nagu kadunud. Ja see armastus isegi ütles, ma ei saa suga abielda. Ma rääkisin oma emaga ja ema arvas, et see ei ole hea mõte. Ma saan aru, loomulikult see ei olnud hea mõte. Ida-Eurooplane. Ja see ei olnud hea mõte. Ja ma tahaks nagu tagurpidi tagasi minnes küsida, et aga Tanhammer tegi minu jaoks seda, nätitüttö või mitte nätitüttö, aga ta tegi selle ära. Ja selle eest kuulub minu jäägitu nagu armastus, jah, selles mõttes inimlik armastus. Austus pigem, jah, tema vastu. Ma ei saa teda hukka mõista mitte ühestki aspektist. Tema on olnud minu elu üks pöörde momente. Rööpasead ja tekitanud inimesi, et kes teist oleks teinud ühe mingi, Ukraina pagulase. Minu valuuta oli ainult minu välimus. Kui te küsite, kas välimuse, kas see on raha või kas see on valuuta? Jah, see on. Kui midagi muud ei ole? Kui mitte midagi muud ei ole, siis jah, tol hetkel see oli. Aga meie saade on kahjuks läbi, me pole ühestki oma loositavast tootest täna rääkinud. Aga kui te tahate küsida, sest ma saan aru, et alati saab kirjutada meile selleks, et neid toredaid auhindu saada, skandaalne@delfi.ee ja ei ole olemas küsimusi, mida ei saaks küsida ja siis lähevad kõik need toredad auhinnad loosi, mis meil siin nüüd on. Germain de Cappuccini, need on balletisussid. Ei ole Germain de Cappuccino, anna siia see mu lemmik üldse, see on üldse minu oma. No, kas sa käid sellistes sukkpükstes? Jaa, ma soovitan neid tõsiselt soojalt. Ma saan aru, et need on mingid selluliidi või ei, see on täiesti, see on imeõhuke materjal on siin kangas ja siin on sellised kotikesed, keelikotikesed, 3 tükki, kuhu sisse sa paned need sukapüksid ja tead, sa tõmbad, kui sa vaatad õhtul telekat või lihtsalt naudid, loed raamatut. Sa tõmbad need sukapüksid jalga, te ei kujuta ette, siis selline kilepüks tuleb peale. Õhtul su jalad on väsinud, see vahel on nagu tuikavad või ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, kui sa teed selle protseduuri läbi, siis paari nädala jooksul tead, kui mõnus
su kingad hakkavad ka jalas loksuma, jalad lähevad paar numbrit väiksemaks. Ma ei taha, et mu jalad oleks väiksemad. Kuule, ma arvan, et mõni naine tahab küll, et tema jalakene siit kuskil kokku tõmbab. Ma pean kõik jalanõud välja vahetama. Vahel jalad nii paistes. Saad aru, ma õõrmun selle imelise asjaga kokku. No päriselt toimib. Ei taha, pole vaja. See on minu oma. Väga hea. Aga inimesed, kui te kirjutate meile, siis me loosime selliseid toredaid asju välja. Ja mul on siin üks vidin eelmine kord. Sorry, me nüüd näite saa, kuidas see toimib. No ma saan aru, et ta käib tööle. Ta peaks hakkama surisema. Ja. Vaatame, kuidas ta hakkab tööle. Nii. Õrn surin tuleb. Norden Beautylt on see, et eelmine kord oli meil selline asi, millega sa siis saad õli ja vahendeid siia peanahka suristada. Nüüd sa saad sellega näomassaaži teha ja kui sa paned vahetad otsikuid, siis ka oma tselluliiti natukene vähendada. Imelised asjad. Yes. Ma saan aru, et nüüd läheb kõiki vaja. See ühtlasi ka kindlasti aitab köögis porgandeid koorida ja mõjub infrapunavalgusena. Ma sain ta surisema. Uskumatu. Ja ta näeb üsna meelas välja, et ma ei tea, kui selline surin nagu, kõik need asjad näevad nagu sellised meelad välja. Ja seekord on meil siis õlidist, Todici õlidest siis kehaõli jälle ja millises kuus me siis oleme, kaksikud loomulikult. Mai. Et selline hästi tore õli. Ja mis õnnekivi seal nüüd siis on? Siis on siin hästi palju armsaid vidinaid on ka, et massaažikivi on ka. Meie väikse armsa Reedu, kes teeb meile meike. Suurepärane õli. Ja kui ilus kivi siia on veel pandud. Need on tähtkujule sobivad õnnekristallid. Just. Aga ma saan aru, et suurepärased tassikoogid, mida Anu on siin kõvasti välja mõelnud. Ei, see on Anu spetsiaalne retsept. Eelmine kord sa jagasid seda retsepti, et Anu on selle välja töötanud ja need on peaaegu suhkruvabad ja sellele on mõeldud välja ka nüüd erinevaid rakendusi, mida teha 4 tassikoogiga magamistoas. Vaadake eelmist podcasti. Ja siis jällegi Termameedilt siis kinkekaart. Jah, ma pidin lõpuks armsad vaatajad, kuulajad teie pressimise peale, siis käisin välja oma aastaid hoitud saladuse, et kus mina siis käin enda iluhoolduseid tegemas. Ma olen selleks võtnud endale nahaarsti ehk siis dermatoloogi Marge Uibu, kes siis minu eest hoolitseb ja nüüd te saate siis minna ja uudistada, et mida sealt saab salongist, et ma isegi ütleks, et see on pigem selline kliinik, aga seal Anu igavese nooruse saladuste varjus. Just on Termamed. Ehk siis nüüd, ja mis meil veel kingitusteks on? Seal on Cappuccinilt on ja veel. Cappuccinilt on siin kreemid, jah, need on ka kuidagi. Aga need on tselluliidiga jällegi seotud, et tegelikult see suurem roosa ma kasutan siis, kui ma käin duši all ära, siis õõrun ennast sellega kokku. Tegelikult see, sa tead küll, mis asjad meil siin vahel kipuvad rippuma. Me ei näita. Ja see väiksem on eriti efektiivne, kus juures see on ilulemmik. Ja see on valitud ka Anne Stiili ilulemmikuks, et kellel on ikka väga problemaatilised sangakesed, siis täiesti tõsiselt soovitan, aitab. Ja siin saab ka minna iluidülli, seal saab teha pediküüri ja baarispediküüri näiteks, minna varbaid leotama ja lambeeri vitamiinid on, mis aitavad ka ilmselt võidelda sellega, et aeg peatuks. Aga see imeline vidin oli Norden Beautylt. Just. Ja ilmselt sa saad tegelikult terve oma vannitoa ja magamistoa selliste surisevate aparaatidega sisustada ja siis suristada neid igale poole ja sa püsid igavesti noor. Aga meie teiega kohtume uuesti nädala pärast. Ja aitäh Livikule šampanja eest. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't